No nii, Kerli, olen pannud siia mõned uued värvid ja ühe uue landi. Lucky Johni Slick Shot Paddletaili välja. Siin ei ole kõiki värve, aga noh, Red Taili asjad on enamus olemas, Red Taili värvid, et kui sa peaksid siit nüüd valima 4 värvi, millega me aasta lõpuni peaksid püüdma, et millised värvid sa siit siis Emajõel kalastamiseks valiksid? See on hea küsimus. Kindlasti, et oleks mingi selline kontrastsem tooni erinevus, kui mul ainult 4 valikut on. Ja need ka siit, nendest ka siis kokku. Ja ma vaatangi, need on need selle aasta uued mudelid. Et ma kindlasti võtaks siit selle oranži, sellepärast, et sellega ma saime täna kala. See oranž vahest päästab, jah? Jah, oranž ei ole varematel aastatel mul väga lemmik olnud, aga see aasta on ju sellega tulnud küll kala. Mul on kehvadel päevadel see oranž kala välja võtnud just, nagu ka täna. Okei, esimene on olemas. Nii. Siis eelmise aasta üks lemmikuid kindlasti. Klassikaline selline kiirabivärv. See on ka valge, on ka alati, mis nagu päeva päästab. Siis ikkagi see erkroheline, kas siis see suurem või võib olla ka see Red Tail. Et siin nagu see tooni erinevus nii suur tegelikult ei ole. Aga sul ongi võimalus nüüd üks värv siis juurde valida endale, jah? Jah. Ma võtaksin tegelikult siis, ma võtaks selle ja siis siit ma valiksingi selle. See on väga nagu huvitav toon, see on selline pruunikas, oleneb UV-ga, kuidas vaadata, et on päiksevalguses natukene teist tooni, kui ta mingi nurga alt on selline sinakas, siis on nagu hall on ja siis on pruunikas ka ja Emajõel ikkagi on klassikaliselt teada, et on pruunid toonid, seega ikkagi selline roheline, valge, pruun ja siis viimase aja päästja oranž. No nii, 4 lanti valitud. Selle landiga tuli seal täna ka hommikul üks ilus kala otsa, aga sõlmemeister vedas alt siis. Jah, vaadake oma sõlmed parem üle. Päris tugev kala oli otsas. Aga sul enda seal selja taga on ka mingi landikarp, et mõned võib-olla vanad lemmikud või klassikad veel siia 4 juurde panna, et saad 2 tükki endale veel sealt juurde valida, et mis sa siia siis veel paneksid? Ma annan kindlasti ühe lemmiku, millega ma olen eelnevatel aastatel saanud kala hästi. Ja see värv mulle alguses poes üldse ei meeldinud. Tal on veel selle sama, see mingi roach, Under Roach, midagi sellist. Tal on veel tegelikult, see on see minu lemmik kohe kollase ja sinakaga. Tal on tegelikult ka see oranž ja siis tal on ka siis, need on mul karbis, aga minu arust tal oli rohkem värve. Aga no vaieldamatult töötab kõige paremini see kollase kõhuga sinine. Kui pastelline kollane on tegelikult vana klassika ka tegelikult. Aga ma olen vaadanud kõiki neid UV-lambiga, et võib-olla on asi selles, et sellel on nagu üli tugevam UV kui nendel, kui võrrelda. Nii, aga sa pidid nüüd ühe said juurde ja nüüd sa saad siis veel oma karbist ühe veel. Ja kollane, nagu sa ütlesid, siis kollast meil ei ole seal eriti. Tal on nüüd kollane kõhuga, aga kollane musta. Võt tegelikult see toon on ka, et rohkem võib olla sellist must selg, kollane ja punane saba, siin on nagu erivarmid. Mulle meeldib ka see värv, sellega on kala hästi tulnud, et sul on ta muidugi siuke räbal juba, aga see on see sama. Jah, ma ei tea, mina arvan küll, et naturaalne pruun on ja ma olen sellega saadirast näiteks haugi ka saanud, et siuke naturaal töötab. Ja mina arvan küll, et nüüd on küll kõik värvid esindatud põhimõtteliselt, et ja võib-olla sinist ei ole, aga Emajõel ma ei ole sinine, mul on küll selline. Aga ma ei ole, mul on see alati Soomes väga hästi töötanud, aga Emajõel nagu eriti ei ole. No selge. Kerli selle aasta landivalik.